harjutatud paneelide karakteristiku ülesvõtmine. Et ühendame paneelide alalisvoolu siini, koormuse, ampermeetri ja voltmeetriga ja ühendame paneelid jalamisi alalisvoolu siiniga. Nii, ja käivitame arvutis X-Y plotteri ja salvestame üles koormuskarakteristikud. Et esimene katse on paneelid on jalamisi ja hakkame suurendama paneelide koormust. Näeme alguses, et paneelide ühisvool on 2 amprit, pinge on 0. Ja kui me nüüd koormust suurendame, hakkab pinge tõusma ja võimsus tõuseb. Kui maksimaalse võimsuspunktini, mis meie näite puhul on umbes 120 vatti, selle alul vool langeb 1,9 amprini ja pinge on 64 vatti. Koormust edasi suurendades vool hakkab vähenema, pinge tõuseb maksimaalse pingeni ja võimsus langeb 0. Nüüd teine mõõtmine on siis niimoodi, et me keerame teisele paneelile langeva kiirguse minimaalseks. Ja kui me nüüd hakkame, mõõdame siin paneelide voolu, näeme, et ühisvool on 0,4 amprit ja kui me hakkame koormust suurendama, siis pinge tõuseb, aga võimsus on maksimaalselt 5 vatti. Pinge vool on 0,4 amprit, pinge on 17 volti, 19 volti ja võimsus maksimaalselt 7-8 vatti. Ja kui me koormust edasi suurendame, on maksimaalne võimsus 24 vatti, pinget 67 volti ja vool on 0,34 amprit ja koormuse suurendades hakkab vool kiirelt kukkuma, pinge tõuseb maksimaalseks. Aga nüüd, kui me nüüd lisame paneelide bypass-dioodid ja võtame koormuskarakteristiku koos bypass-dioodidega, siis näeme, et ühisvool on 2 amprit ja koormust suurendades tõuseb pinge ja 60 voldini, kus me saamegi maksimaalse võimsuse 120 vatti. 123 vatti tuli välja. Kui me koormust edasi suurendame, hakkab vool vähenema ja pinge tõuseb maksimaalseks. Nüüd, kui me vähendame keskmise mooduli langevat päikese kiirgust minimaalseks, me näeme, et meie ühisvool on ikkagi 2 amprit. Ja kui me hakkame nüüd koormust suurendama, siis pinge hakkab tõusma, võimsus tõuseb.
ja me näeme, et maksimaalne pinge on umbes 43 vatti, mille juures me saame võimsust umbes 80 vatti. Koormuse edasisel suurendamisel pinge tõuseb, vool kukub ära ja võimsus kukub samuti.